Nii, ketokohvi valmistamine. No, eks ta alguses, kui inimene alustab ketodieeti, siis tema jaoks on kõik see uus ja võõras. Noh, nagu ikka, iga algus. Ja küsib, et mis asi see ketokohv veel on. No see tähendab seda, et kui sa näiteks pead sellist paastuaega, 16 tundi näiteks, et õhtul sööd kell 5 või kell 6 ja järgmine kord sööd alles järgmise päeva lõuna ajal. Aga hommikul tahaks kohvi juua. Nii, et ei oleks päris nagu igav ka ja saad energiat isegi. Siis selleks on mitu erinevat varianti. Nii, näiteks üks lihtne variant on emesteõli, valada siia juurde teerusika täis. Panna üks tükk või kuubiks siia, mida ma ka teen. Võib panna munakollase. Ja see munakollane muidugi teate, peab olema värske, ei tohi kuskilt olla mingit salmonelloosi ohtu. Võib-olla tuleb isegi see munakoor enne ära pesta äädikalahusega. Ja salmonelloos kardab hapet, et üldiselt niisugune happeline keskkond salmonelloosile ei sobi, aga loodame, et teda seal ei ole. Siis võib panna kollageeni. Ma nüüd ei oska ütelda, kui palju kogus kollageeni kohvi sees võib katkestada paastu. Vot see on veel küsimärk täiesti. Nii et kui tahad nagu paastuda ja sa ei kavatse veel tunde süüa, siis tegelikult ma selle kollageeni kohta jään hetkel vastuse võlgu. Ta võib katkestada paastu, võib tekitada söögiisu. Kuigi keto peal on selle söögiisu probleemi väga suurt ei ole. Et kui sa oled saanud rasva, on saanud aju nagu endale energiat ja keha ja põhimõtteliselt võid sa rahulikult elada ilma kartmata, et kõht üli tühjaks läheb. Nagu see on süsivesikutega toitumisel. Süsivesikud ju kõigutavad insuliini ja sealt tulevad need söögiisud. Siin on mul ostetud selline piimavahustaja. Sellega ma vahustan kohvi ära. Võib ka mitte. See või annab väga meeldiva maitse. See on nüüd üks variant.